Tänase päeva kohta võib öelda küll, et kurat, elu on seiklus. Täna on ikka julm päev, ma jõudsin praegu koju, kell on mingi kuradi pool üks. Kell on 12:34 ja läbi sai juhatud 830 kiltirai. Töö! Intercom hakkas juba ka kuradi märku andma, et aku on tühi. Päris julm. Õhtul saime veel mingit vihma ka. Sikkel on räigelt sitane, ma ütlen. Aga ma viitsisin puhastama ka hakata. Ma pean homme hommikul juba olema kella 10 Aravete kardirajal. Marko Rohtlaane kuradi sõidukoolitusel. Ei viitsiks küll minna, aga kokku lepitud, siis peab minema. Tänane päev oli muidugi päris rets selles mõttes, meil üks kangelane langes ära, kurv läks liiga pikaks, eks pärast videost näete. Ja kahju muidugi, äge oleks, kui Marko oleks saanud. Muidugi see on hea, et nagu kutt ise jäi kõik korda, et motikas sai kannatada, aga motika saab üles ehitada uuesti. Et see nagu hooaeg natuke vara lõppes. Oleks veel kuu aega pidanud vastu pidama. Aga teistel nagu läks ilusti ja saime vihma ka muidugi, see oli ka kuradi nõme. Et Sikkel on ikka võimsalt sita. Joo, teeks midagi, eks ma teen mingi video kokku, siis näete, mis täna toimus, aga toimus päris palju, et mul endal tuli ka ühe kurvi peal, läks tagaratas nats luhasse, et käis kurri jõnks läbi ja siis ühel vennal tuli kurvi peal täpselt, maja oli kurvi sees, tuli auto vastu, nii et peeglist vaatasin, et kuradi napikas oli küll. Ei tea, mis see täna oli, aga väga seikluste rohke. Aga muidugi seltskond oli super luks, äge ja kuradi lõbus oli. Väsitav, aga lõbus oli ja Jaanek pani jälle hea ringi kokku ja nii ta läks. Eks pärast videost näete, mis toimus. Aga okei. Äge oli siis veel see ka, et kuna ma läksin tumeda visiiriga, aga mõtlesin oma ajuga, et jõle lahe on, et sõidan visiir lahti ja panen siuksed kuradi pedofiili päikseprillid ette. Aga kusjuures toimis kuradi. Visiir oli lahti ja need ei lasnud tuult nagu silma peale puhuda ja kollane tõmbas kõik nerksaks ja täitsa kuradi normaalne selles mõttes, kui ei taha läbipaistvat visiiri kaasa vedada või pole panna kuskile. Aga ja sellega oli ikka kuradi päris pime ja kui vihma ka sadas, siis ei näinud üldse kottigi. Ma ei tea, Rihol oli täitsa tume. See pani niisama ainult tagatulede järgi sai sõita. Ja kui klaas läks märjaks ka, et see nalja polnud, jah. Aga ära sai tuldud. Ma ei tea, teine kordki võtan omal lahedad prillid kaasa. Okei. Kokku saame siis Saku Alexelas. Seal me pole enne kunagi kokku saanud, aga vahet ei ole. Palju meid on üldse? 1, 2, 3, 4. Normaalne. No nii, hakkasime liikuma. Kell on 9:26. Kokku tuli meid täna 8 siklit. Siuke paras kogus. Ja nüüd hakkame valu andma. Tuleb lahe päev kindlasti.
Marko. Ei teada ju. Motikas on ikka päris kõrge. Sa jäid siia tee äärde pidama või? Sest et see kütuseväes on ju eraldi plastikutena sees on ju? Tähendab seda, et kui see selle... Ei pruugi olla, sest see võib olla... Marko, kuidas sul on kütus on eraldi selle plastiku sees või? See on metallpaak ikka ütleme. Ei, see on metall, see vanakooli paak. Sest minul näiteks saab ju nii, ja kui mul on eraldi, tegelikult võtad ära ja peksad väljas seespool. See on nüüd eriti väikest 60, kui saad seda. No vaata, ta on viltu ka siin, ta on pinges ka kindlasti. Aga huvitav, kas seda niimoodi natuke, kui jõudu kasutada üles seda ühte poolt nagu ei väänara? Lenks otsa või? Lihtsalt natuke kõrgemaks, et parem, rohkem keeramisruumi oleks. Ma saan selle ka lahti. Vaata, igast korda tuleb võtta nagu parim võimalik asi. Nii palju nuppida praegu siit. Mis üles kirjutada? Mis sa õppisid, et kuidas telefoni otsida? Ei, näiteks seda, et selle peegli taga võib olla svamm, on ju. Et kui vaja saad selga pesta. Asju, noh. Noh, ütleme, umbes niimoodi. Oih, saab keerata küll või? Jaa, umbes niimoodi, et liiga nagu palju ei saa ka vist siis. Kuidas ta üldkokkuvõttes haigeks sai? Palju sai haiget või? Tundub praegu nagu see esimene raam. Lihtsalt see klaasi osa nagu on haigest saanud kõvasti. Kondel ja see raam. Mul on nipukaid ka kaasas. Ja mul on ka. See tuleb ja saad nipukaid. Ja mul on ka mingi nipukad kuskil raami külles. Mis sul on? Mul ei midagi, ma uurin. Ei, mul sul seljakudi, see on ka nipukaid, isegi see multituul ja kõik asjad on. Liim on ka või? Marko sai endale ülbe Street Fighteri nüüd. Juhtus selline õnnetus, aga õnnelik õnnetus. No proovi, teeme väikest pilti ka ikka siis. Markol on tervis korras. Marko, näita nii, et sul on tervis korras. Tip-top. See on põhiline. Motikas sai natuke viga. Siin on natuke katki. See on katki. Kellel? Vaakon mõlkis. Telefon lendas minema, aga õnneks leidsime üles. See enne mingi auto enne teed ka seisma või? Ja Marko läheb. Nüüd hoiab ta. Kena avalavus on mingi 30-33 kraadi sooja on. Sisu! Oleme Rõuges. On ikka ilus loodus küll siin.
kas see on mingi uus parkimine nii või? Tahad erineda teistest või? No mis sa mõtlesid? Mind kohe huvitab, mida sa mõtlesid. Kuule, sa ise ütled kohe välja, et sa ei mõelnudki mida. Ma lihtsalt vaatasin, mis saama hakkab. Mis saama hakkab? Oota, las ma saan natuke hingamise tagasi. Kuid GoPro ei võta nagu seda kaugust. Kodus vaatad telekat. No siin vaatad. Marianne vaatad. Väga ilus. Aiko vaatab ka kaugusesse. Mõtleb. Riho mõtleb, mis õhtuks süüa saab. Imelik on tsikli niipidi pand seal. Vaat niimoodi pargitakse normaalselt. Meie eesmärk on saavutatud, oleme postitee läbinud edukalt, ilma kaotusteta. Väga äge tee on, natuke hirmutav, aga äge. Niimoodi, kus me oleme Nõos, jah? Nõos on veel viimane peatus, siin kole pime on juba. Riho sõidab meil pimesi, nagu tavaliselt. Tore päev oli. Eks ju, Mari? Tore päev oli. Super lüks. Need sitikad ei lenda ninna või? Lendavad. Aga mul suur nina, see võtab kõik kinni. Tõmbab kõik alles. Jah, midagi peab ninna tõmbama. Mis te hakkate mind peksma? Seisate ringis kõik. Iga üks paneb lataka ära ja